Kasvasin üles Valgamaal ja olin oma vanemate esimene laps. Neile sündis ka minu noorem õde ja kui mina olin 6-aastane, siis kolisime korterist majja. Enne seda, kui läksin kooli, otsustasid minu vanemad lahutada ja mu ema kolis mu noorema õe ja mu isa juurest ära. See aeg oli väga kurb ja väga mõtlema panev minu jaoks ja ma hakkasin iseennast süüdistama selles, et mu ema meie juurest ära läks. Ma arvasin, et mina olen midagi valesti teinud ja ma olin väga õnnetu ja kui ma läksin esimesse klassi, siis ma tundsin ennast veel rohkem üksinda, sest kõikidel teistel minu klassikaaslastel olid vanemad olemas ja neil oli õnnelik lapsepõlv. Margoti elu muutus keeruliseks pärast tema lahkumist. Mingil ajahetkel leidis Margoti isa omale uue kaaslase, kellel oli eelmisest kooselust 2 poega. Kuna isa otsustas Tallinnasse tööle minna, jäi tüdruk majja koos noorema õe, võõra naise ja tema 2 pojaga. Mu isa käis nädala sees tööl ja nädalavahetuseks tuli koju, aga siis hakkasid tekkima igasugused probleemid ja meie perekonnas ei olnud sellist asja, et on meie lapsed või meie pere, vaid olid minu lapsed ja sinu lapsed, mu kasuemal ja mu isal. Ja see tekitas väga palju pingeid. Mu isa ei olnud kogu aeg kodus ja ma tundsin ennast samamoodi väga üksi. Lisaks kasuema ja tema 2 poja tõrjuvale hoiakule kodus hakati Margotit ka koolis kiusama, sest tüdruk oli erinev, olles tulnud katkisest perest, elanud maal ja mitte linnas. See tekitas Margotis trotsi ja mässumeelsust. Ma olin niigi, tundsin ennast imelikuna ja teistsugusena ja see, kui mind koolis kiusama hakati, ei aidanud üldse kaasa. Mu enesekindlus muutus enesehaletsuseks. Ma tundsin, et ma jäängi üksi ja olengi üksi ja kõik see, mida ma nagu tundsin, selle tegi halvaks ka see, et ma ei saanud seda mitte kellelegi rääkida, sest mul ei olnud enda ümber inimesi, kes mind kuulaks, kes mind mõistaks, kes üldse tahaks mind aidata. Ja mingil hetkel siis ma otsustasin, et need inimesed, kes mind koolis kiusavad, ei oma minu elus enam mitte mingisugust tähtsust ja ma hakkasin suhtlema siis naaberlinna noortega ja nemad mõistsid mind, nemad said minust aru. Seal oli palju inimesi, kes samamoodi on pärit lõhkisest perekonnast, kellel samamoodi oli valu südames, kes samamoodi tundsid ennast üksikult. Ja nendega suhtlema hakates tutvusin ma ka maailmaga, kus noored ja teismelised tarbisid alkoholi ja narkootikume. Mulle hakkas väga meeldima kanepisuitsetamine. Kuna ma olin varasemas elus kurb ja õnnetu ja üksik, siis kanep muutis mind rõõmsaks ja elujõuliseks ja ma tegin nalja ja olin seltskondlik. Täna mõistab noor naine, et tegelikult surus ta kanepi abil alla valu ja pettumust, mis oli temas kasvanud vanemate ja koolikaaslaste käitumise tulemusena. Ma mässasin kõige selle vastu, mida nemad kodus tahtsid, et ma teeks ja ma üldse pidasin iseennast kõige targemaks ja kõige paremaks inimeseks. Ma väga palju mässasin ka oma isa reeglite vastu ja selle vastu, kuidas tema tahtis mind kasvatada, sest ma ei olnud talle andeks andnud seda, et ka tema minu juurest ära läks, oma emast rääkimata. Kanepi suitsetamine muutus ajapikku Margoti igapäevaelu osaks. Olles veel alaealine, otsustas tüdruk minna tööle ning oma esimese sissetuleku kulutus ta kanepile ja pidutsemisele. Vahepeal olid ka seal mängus muud narkootikumid, aga kanep oli see, mis jäi minu ellu. Kõik mu sõbrad ja tuttavad samamoodi tarvitasid edasi ikkagi. Mul tekkis suhe. Mu esimene suhe oli inimesega, kes ei pooldanud narkootikume. Mina ise siis valetasin talle ja manipuleerisin teda ja olin koos oma sõpradega, kes tarvitasid ja kellega koos mina tarvitasin. Ise samal ajal siis valetasin oma poissõbrale.
Mõni aeg pärast esimese suhte purunemist tekkis Margotil uus suhe, kuid uimastite tarvitamine jätkus. Me elasime koos, me tarvitasime koos, me elasime väga sellist tüüpilist sõltlaste elu ja me ei arvanud kumbki, et meil oleks probleem. Me kumbki ei rääkinud oma vanematele, mis tegelikult toimub ja mingil hetkel jäin ma siis rasedaks ja otsustasin raseduse ajal, et kui laps ära sünnib, et siis ma enam ei suitseta kanepit ja jätan selle elu selja taha ning hakkan emaks, sest korraga olla ema ja narkomaan ei ole võimalik. Samal ajal ma ei adunud seda, et mu sõltuvus oli selleks ajaks juba nii suur ja võttis minu elust sellise osa, et ma ei saanud sellega enam üksi hakkama. Ja kuigi see mõte oli hea, siis see mõte jäigi täpselt seni kaua, kui laps sai 3-kuuseks. Ja tänu stressile ja sellele, et ma kasvatasin teda üksinda, ei olnud mul siis võimalik teda enam ise toita ja tekkiski mul nii-öelda vabandus, miks siis uuesti kanepit hakata suitsetama. Alguses ka ma ei teinud seda iga päev. Ma elasin fantaasias, et kui ma panen lapse magama ööunne või lõunaunne ja suitsetan siis kanepit, siis see ei mõju talle kuidagi halvasti ja ma saan elada nii-öelda topeltelu, olla ema ja narkomaan. Aga see elu ei kestnud kaua. See võttis umbes võib-olla 1 või 2 aega või isegi vähem natuke kui 2 kuud. Et aru saada sellest, et ma olengi pilves reaalselt kogu aeg. Ka siis, kui ma tegelesin oma lapsega, ka siis, kui ma söötsin teda, siis, kui ma vannitasin teda, siis, kui ma panin teda magama näiteks. Ja see tekitas minus süütunnet, kurbust, viha, valu. Aga samal ajal oli see aeg ka alguseks sellele, et mu ema hakkas minule uuesti rääkima seda, et ma peaksin minema kuskile rehabilitatsioonikeskusesse või tegema midagi, mis aitaks mul minu sõltuvusest vabaneda. Koos emaga arutati ja kaaluti erinevaid rehabilitatsiooni võimalusi ning lõpuks jäi sõelale Lootuse küla. Ma ei tahtnud algul Lootuse külla üldse tulla. Ma mõtlesin kogu aeg selle peale, kuidas ma jätan maha oma pisikese lapse. Mu poeg oli sellel ajal alla 2 aasta vana ja ma kartsin väga, et ma jään temast ilma ja et kõik see aeg, mis ma veedan siin, terve see aeg, kui ta kasvab ja areneb ja ma ei saa selle juures olla. Esimesed nädal aega olles siin Lootuse küla programmis ma kaalusin iga päev ära minemise peale, kuid siis räägiti mulle seda, et mul tuleb kõigepealt saada kaineks, panna oma mõtted korda, prioriteedid paika ja kui ma 6 aja pärast otsustan, et ma tahan ikkagi ära minna, siis nad lubavad mul seda teha. 6 aja möödudes mõistis naine, et see koht, kus ta hetkel asub, on tema jaoks parim ning tegemist on tõesti paigaga, kus inimesed saavad uue võimaluse. Margot mõistis, et ka tema võib oma elu tagasi saada, kui jätkab valitud rajal. Mul on esimene tase programmist läbitud ja ma otsustasin jääda ka 2 aastaks. Ma usun, et see on üks parim otsus, mida ma oma elu jooksul teinud olen. Ja ma usun, et see, et ma siin olen olnud see aasta aega, see on mu elu muutnud positiivsuse suunas palju rohkem, kui ma oleks eales osanud arvata. See on kõik tänu sellele, et ma olen õppinud siin tundma Jumalat. Ma tean, mida tema suudab eludes teha ja kuigi see ei ole alati olnud kerge teekond, see ei ole alati olnud üks suur lust ja lillepidu, siis nendest asjadest saab üle ja nendest mägedest saab üle ronida ja nendest tormidest saab läbi minna. See on tohutult kasvatanud mu eneseusku, enesekindlust, see on andnud mulle palju rõõmu ja positiivsust, mida ma muidu nagu saavutasin või üritasin saavutada kanepi suitsetamisega. Siis nüüd on see nagu täiesti kaine peaga tänu Jumalale ja ma olen nii tänulik selle eest, et mul oli see võimalus tulla siia, et mu oma ema praegu kasvatab mu poega ja ma olen väga tänulik,
et kõik need suhted, mis mul on, mis mina ise olen lõhki teinud ja ära kaotanud, et need suhted hakkavad ka taastuma ja ma olen väga tänulik selle aja eest siin ja ma tean, et edaspidine elu tuleb ka üks väga võimas ja lahe ja põnev elu. Kõik, ma arvan. Kas nüüd on parem või?